Ikka räägitakse tervisest, et tervis sõltub loomulikult toitumisest ja hügieeniast ja liikumisest. Ja kui me oleme ilusti puhtad ära pesnud, puhtad riided, eks ju, siis on ka tervis ja jõudu rohkem, energiat rohkem. Et siis räägitakse meil sellest päris hästi tänapäevasest füüsilisest kehast ja siis peenkehast natuke vähem, võib-olla natuke juba viimasel ajal rohkem, et inimesel on peenkeha. Selleks on palve, meditatsioon, eks ju, mõtteprotsess, hoida mõte võimalikult kõrgetes ja ilusates kohtades. See tähendab seda, et kogu aeg käib ka peenkeha pesupäev. Ehk ükskõik, mida sa teed, kogu aeg kordad püha nime, mantrat, Hare Krishna, näiteks meil, eks, Hare Krishna, 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 Hare. Igal võimalusel hoiad oma peenkeha või siis paned muusika, seal pühakud, laulad, bhajanid, pühendunud. Kogu aeg hoiad seda peenkeha, samamoodi nagu see füüsilist keha, kui sa ei pese ikka 2-3 päeva, siis läheb käest ära. Samamoodi peenkeha ka, et kui sa peenkeha kogu aeg hoiad selles mantra palve puhtas vaimses vibratsioonis, sellises meditatiivses palves nii palju, kui sa saad, isegi argipäeva tegevuste juures võid laulda, eks ju, pesta pesu ja laulda Hare Krishna või nõusi, et siis maitse paraneb ja need asjad, madalamad soovid, kui nad isegi tulevad, nad külastavad nüüd ikka päris kaua, siis sa enam ei reageeri. Sul tekib see peenkeha, läheb nii puhtaks ja tugevaks ja tal asjad, mis enne maitsesid, eks ju, kuna sul peenkeha puhastusega kogu aeg tegeled, seal on nagu et sellised meeldivad uudised. Nii et 2 keha, peenkeha ja füüsiline keha kogu aeg hoiame siis ilusti head hügeeniat seal. Meie ümber on sümbolid, märgid, avar elu energiate elementidega. Ja see elu räägib meiega, see elus emake loodus, kelle taga on välisiksus, algne allikas. Ja meie siis vaasikesed, siin väiksed nööbid. Kui me seda ei märka või taha märgata, siis on ai. No siis erinevad kultuurid ja religioonid räägivad, et me õpiksime siis lugema need, et mida see suur loodus siis meiega erinevates situatsioonides öelda tahab. Et see on nagu üks sügav teadus ja selline süda on puhas, siis juba intuatsioon ja ülihing hinge kõrval püha vaim ja paramatma, eks ju, sealt juba annab meile juhiseid või. Aga teine huvitavam faktor on, mitte huvitavam, aga see huvitav faktor on see, et sinu meeleolu, sinu tunne. Et näiteks, miks meil on erinevad tundevarjundid kogu aeg, vahest üksik, vahest kurb, vahest nagu meeleheite piiri peal, vahest rõõmus, vahel võib-olla neutraalne selline. Et kas see on ka mingi pointiga või see on selline suvaline, et planeedid nagu muutuvad ja siis mina vaene laps ka siis pean nagu kaasa mängima, eks, et minu planeedid, minu tähtkuju suhtes ja minu sünnikaardi suhtes muutusid, et ma on mingi näiteks raske periood. Kindlasti see on üks kiht, aga selle sama mõtte sügavam kiht on täpselt samamoodi. Emake loodus räägib, andes minule mingid teatud emotsioonid, tundevarjundid. Võt seda lahti muukida või alandlikult vastu võtta ja teha siis selles näiteks sügavas üksinduse kurbuses või suures elurõõmus, mitte teha lollusi, vastupidi kasutada seda armastuses. Need oma erinevad emotsioone, tundevarjundid, teha sellest nagu hea diil, et mis iganes tunde emotsiooni varjund on, karma, ma ei tea, planeetide järgi, ühiskonna järgi, ilma järgi, nagu justkui sunniks sind mingisse meele olla. Aga sina teed sellest ilgelt hea diili nagu. Võtad selle avatud südamega vastu, et okei, kui praegult on sissepoole selline üksinduse nukrusvärk, siis see ongi hea tunnetada minu ja Jumala vahelist igavest suhet, võtad palvelmed, hakkad lugema ja ongi hea alandlik meeleolu, eks ju. Uhkust vähem ja läbi alandlikkuse tänulikkuse. Jätkad oma teed või suur rõõm, siis on head energiat palju, saad teisi aidata, teistele rõõmustada, jutlustada iseendale teistele. Et saab häid diile teha küll oma erinevatest emotsioonikammadest. Huvitav osa on see Sankhya jooga osa, kus siis Kapila, üks jumala kehastus, räägib oma emale, Devahutile, analüütilisel meetodil jõuab päris kaugele, kuni hingeni välja ja jumalani. Materiaalsed elemendid, eks ju, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, peenelemendid, ego, vale, ego, eks, mõistus.
kuni hingeni välja. Ja kõik seal, kõik organid, tegevorganid ja väljaspool maailma vastuvõtmisorganid, see kuulmine, haismine, maitsmis, nägemismel, kompimismel, kõik tõmmatakse lahti nagu teaduslikud nagu konstruktor, see universum, just materiaalne universum. Ja siis seal alguses räägitakse, et on Mahavishnu, eks Jumala laiendus, eks ju, Jumala kehastus. Ja siis alguses, kui universum veel ei ole loodud, ta ei ole veel selles avaldunud protsessis, et universum on 2-3 protsessi, eks ju, ta tekib, kestab ja siis hävib. Materiaalne energia on selline, eks ju, transformeerub kogu aeg, ta ei kao ära, aga ta muutub, eks ju, 3 muutumises. Ja siis see Mahatattva, kui materiaalsed elemendid, nad on kõik sellised mitte avaldunud nagu koomas, kooma vormis, kõik elemendid, energiat, nimetatakse pradhana. Ja siis, kui Jumal heidab pilgu selle peale, siis kõik muutub prakritiks, tuleb ajafaktor, eks ju, üks element, ja kõik läheb tööle, eks ju, 3 looduse kuunat, eks ju, voorus, kirg ja teadmatus ja ühesõnaga selline väga huvitav, teaduslikult väga sügavalt lahti seletada, et kuidas see siis lahti ennast ketrab materiaalne energia. Siis huvitav vaadata meid ka, et me justkui elame materiaalses maailmas ja meil ei ole nagu, me teame ja püüdleme, aga meil ei ole avaldunud see spontaansus, tingimusteta armastus kõige vastu. Saades aru, et paneme igavesed ei sõntsust ja rõõmu ja ekstaasi ja ma olen siin ja praegu ja mina ja mul on igavene suhe kõigega läbi sellise alandliku teenimise ja tänulikkuse. Et mis siis teha nagu, et me teame, alguses me võtame teoorias, et kui me ennast ei ole kõvadeks poisteks, eks ju, teooriasse nagu öeldakse, et ma saan panda kian sanskriti keeles, et saan nagu aru, what's the point nagu põhimomentidest, eks ju. Päris sügavad teadmised, aga võimalik on teda nagu loogikaga läbi hammustada. Ja siis on vaja just seda nagu armastuse tunda või praktika saadana pakti. Et võtta nagu see argipäeva nagu ellu, hakata praktiseerima, pühanime kordamine siin, jumaluste teenimine, pühakirjade lugemine, pühakutega suhtlemine, vaimsete inimestega suhtlemine, pühades paikades käimine, väepaikades, nii palju faktoreid, eks ju. Et see ongi see sama nagu see pilk, nagu ma ütlesin, see Mahavishnu, eks ju. Et kui nagu see üks Jumala vorme, eks ju, kehastus, kui ta vaatab, heidab pilgu nagu selle Mahatattva peale, see pradhana mitte avaldanud mateeria hakkab nagu elama läbi ajafaktori, muutub prakritiks, see eluslooduseks. Samamoodi meil ka, et meil on olemas see nagu, öeldakse Satchitananda, hing on igavene täis õndsust ja teadmised, hinge aspekt, 1000 juuksekarvas, 5 praanat hoiab nii põhjalik seletus, eks ju, kus see hing asub ja hinge funktsioonid, Bhagavad Gitas siis 2. peatükk. Ja siis see hakkab nagu tööle, nagu avalduma. Et siin materiaalses maailmas ongi kõige suurem kunst, eks ju, kuidas seda vaimset ja transcendentaalset teadmisi hakata siis läbi praktika, kuidas nad muutuvad siis nagu spontaanseks, hakkad avaldada, hakkad elama. Et see tõesti nagu hakkad hindama läbi tänu ja alandlikkuse igat elementi, igat elusolendit ja sul on ainuke meeleolu, kuidas kõigile rõõmu valmistada. Vot see on see siis, kui hakkab see vaimne energia, see preema, bhakti preema hakkab nagu nüüd elama, sai nagu elu tagasi, sest ta on algselt meil olemas. Aga jah, seni on selline, et algajal nagu minusugusel tõusud, mõõnad, kogu aeg vaja bensupaaki sisse, eks ju, et nii kui siit altari juurest püha nimest kaugemal läheb, nii teadus jälle hakkab mateeriasse minema, kogu aeg vaja ennast seda tanki täita nagu. Üks tark mees ütles, et kui sa oled hõivatud, pühendunud teenimise ja teiste elusolendike kõrgem pühendunud teenimisega, siis sul ei ole aegagi mõelda, et mis tasemel ma olen, kõrgemal, keskmisel tasemel, madalamal tasemel, aga samal ajal pühades kirjades räägitakse, eks ju, nagu haigused või erinevad arenguetapid, et me need sümptomite pealt näeme siis, mis levelil me oleme. Et ühtepidi see ei ole tähtis ja teistpidi, aeg-ajalt on vaja nagu ka elu ise või Jumal või loodus, et teised elusolendid peegeldavad sulle siis, et vend, et mis level sa oled. Mina ka alati olen vabandanud nagu, et mul on vähk, et ma olen nii tundlik, et ma väliselt olen küll alati sõbralik, aga sisemiselt väga kiiresti solvun. Siis mingi ette sain aru, nagu Jumal seest andis läbi hea loengu, et kallis vend, et see faktor võib olla, jah, üks on rohkem tundlikum, teine vähem, aga see on, ütleme, vaimses elus, see ei ole mingi vabandus, see on nõrkus.
mida rohkem sa ärritud halvasti ilmast, keegi ütles halvasti, keegi käitus ebameeldivalt, mida rohkem sa ärritud seda madalamal tasemel, see on sümptom selles, et sa oled kehalises kontseptsioonis, enese samastamise kontseptsioonis ja pole mõtet pugeda mingite sentimentide ja tundlikkuse taha. Ma olen lihtsalt nii tundlik inimene. See on kehv vaimne tase lihtsalt. Ma räägin iseendaga. Et tugev vaimne inimene jääb armastusse kõikides situatsioonides nagu Jeesus Kristusega, kes palvetas samal ajal nende hingedes, kes ta risti lõid, eks ju, tema keha lintsisid. Näiteks Harri Taastokuur ka, kui teda meie süsteemis ka peksti, ma ei tea, kas 12 platsi, kus teda peksti, kuna ta püha nime kordas ja üks musulmani kuningas talle meeldinud, eks ju, et see veedalik kultuur väga ja siis ja kuidas siis ta ka samamoodi nagu need, kes peksid teda, eks ju, ütlesid, et kui sa ära keha ei jäta, eks ju, siis meie saame selle šahi käest nagu ketuka. Ja siis ta tegi nagu selle, läks samadisse nagu Jeesus, eks ju, jättis justkui keha pärast, olid kehasse tagasi. Et selliseid lugusid on palju, mis näitavad tegelikult, pühakud, nemad ei lase heiduta, nemad tahavad kõikide hinge, nemad on armastuses hoolimata selle maailma iha, viha ja kadeduse kruvist. Et vabandusi jääb järjest vähemaks meil. Kuidas käib siis plahvatus? See ego plahvatus, ahankara, vale ego samastamiste plahvatus ja pilm, mis nüüd meie ja Jumala vahel on, eks. Mina mulle minu, mina kontrollin, mina olen looja. Kõik peab minu järgi käima, mina eksploateerin. Plahvatus käib niimoodi, et kõik, mis sul õnnestunud elus on või midagi sind ärritab, see ladestub alateadusesse ja koguneb sinna. Et mina, eks ju, ütleme, et vaatan ise ka midagi nagu õnnestab või on parem vorm, siis hästi kiiresti, mõistus on hästi kiire, jõuab alateadusesse juba ära mõelda või kuskil mingi selline tundevarjund, et päris hästi panena. Selline ma olen. Tark ja andekas, see on hästi eriline. Okei, võib teha pai endale ka korraks, tubli. Aga nüüd, kui sa kiiresti oma mõistuses kõik need õnnestumised või head tunded ja rakenda teiste teenimiseks ja täna kiiresti esivanemat, ema, isa, vaimset õpetajat, loodust, Jumalat. Et jaa, et aitäh, et mul on kõht täis, et mul keha toimib, et ma olen saanud võib-olla kedagi innustada või muusikat teha või mis. Kui sa nagu seda linki ei ole, siis see kogunebki alateaduses see mina mulle ankara kräpp, eks ju, ja siis käib plahvatus, eks ju. Sest selle loomulik seisund hingele. Kahjuks see koht on kinni Jumala koht, me oleme Jumala lahutamatud osakesed. Jumal jagab meiega kõike hea meelega ja annab kas või iseenda meile, kui seal taga on tingimusteta, eks see omakuse püüdmata, spontaanne armastus. Samsara keeris, see on ratas. Kui elu on täis õndsust ja igavikku on suur armastuse ookean meie ümber, siis me oleme sattunud oma keha samastamisega. Elu järel siis sellesse keerisesse, surmasünni ja viakadeduse keerisesse. Ja sa tead, et keerises ka see epitsentri, see tuum, eks ju. Seal on kõige suurem. See öeldakse tamakuuna, kui sa ennast teadvustad, et ma olen see keha. Ma olen see rahvus, ma olen see partei, ma olen noor, vana, ilus, kole, see kahesus. Seal on see kõige suurem, see kehaline pettumuste ja selline madalam vibratsioon. Tamakuunas on see keti keeles. Teadmatus ja pimedus. Tume keerise keskpunkt. Jutu point on see, et me kohe ei saa sealt keerisest välja. Me saame ainult välja poole hakata ujuma läbi vaimse praktika, läbi vaimsete inimeste armulikkuse. Ja siis see vool, ta ei katke see sisse tõmbav, see keerise vool, eks ju. Aga ta läheb nõrgemaks. Ja mingi hetk niimoodi vaikselt aastatega läbi oma praktika, teadvus, alateadvus, eks ju. Mõttemaailm, harjumused, iseloom. Mida rohkem ta hakkab nagu puhastuma samm-sammult, siis see vool läheb keskmesse, tumedasse, pimedasse auku tõmbab vool läheb lihtsalt nõrgemaks. Aga reaalsus on see, et ta nagu päris ei ole niimoodi, et kohe on nagu läinud see, et ikka tõmbab jälle tagasi sinna. Jälle siis pead praktiseerida natuke juba on kergem, ära ei ole kadunud, kehaline kontseptsioon, iha, viakadus, nad ei ole kadunud, nad on läinud peenemasse vormi. Juba ringiselt selle sisse tõmbava, selle keerise, oled juba natuke väljaspool ringides ja siis väljaspool ja väljaspool ja järsku sa saad. Tuleb see spontaalsus, ruuji, maitse, stabiilsus, eks ju.
usk on nii tugevaks, praktiliselt veel on, aga praktiliselt enam nagu ei ole see, oled juba peaaegu nagu väljas. Siis peaks tulema moksa vabanemine. See on nagu iseenesest samm-sammuline protsess. Jumal on niimoodi ehitanud, et ta pole vaba valiku läbi oma, et sa näitad, sa tahad läbi praktika. Varsti saab nendest ringidest välja ja siis hakkab see normaalne elu, eks. Siiamaani me oleme ikkagi haiglas või hullumajas või vanglas või kuidas me nimetame need sõna suures keerises. Eks ta kipub nii olema, et meil sees on ju sisse kodeeritud see, et ma tahan olla õnnelik. Mitte midagi uut ei ole selles. See on juba teine küsimus, kus ma otsin seda õnne, kus ma pettun. Et see ei ole päris see ja või tüdineb ära, et algus on nagu õnn ja siis pärast juhtub võib-olla midagi sellist, et see otsimine, õnne otsimine valedest kohtadest viib meid degradeerumiseni ja siis me oleme võib-olla saavutanud materiaalse maailma ja kõik õnnekategooriad olema, ütleb kuulus, rikas, ilus, ma ei tea, tark. Aga lõpuks inimene, paljud tuntud inimesed teevad enesetapu, eks ju. Et nagu pettumus. Et see on meil kodeeritud sisse, meil on õigus olla õnnelik ja siis saame aru nagu, et ja siit ja sealt ja kolmas lõpuks ma ei tea, mis värk on, võib-olla ei olegi õnne või see on mingi umbluu või kogu aeg saad petta, eks ju. Ja siis see vana veedalik kultuur on tegelikult õpetus nagu mõistusest või arukusest, budhi või mana. Ja siis mõistus on huvitav, ta nagu selle keha ja siis see nagu hinge vahepeal. Et keha, me ka seal vereproovid teha ja vaadata, kuidas seal keha on, füüsiline keha tervis, eks ju, mis seal tervist annab meile, siis liikumine, õige toitumine ja hügieeni. Ja siis on siis see psüühiline energia, hinge energia, süda, hing, mõistus on seal vahepeal. Ja siis pühakirjad õpetavadki, siis veeda pühakirjad, kuidas selle mõistusega siis nüüd hakkama saada, et see arukus ikkagi mõistusest kõrgemal seisul arukus hakkaks, aga mõistus teeks sõbraks, mitte vaenlaseks. Muidu mõistus jookseb on selle meelteori meil, eks ju. Meeletavad seda, siis mõistus hakkab kunnima, eks ju. Siis pettu peale, siis tegelikult on vaja seda mõistusest siis rahutu. Et see on siis, jooga on tegelikult mitte õpetus ainult füüsilisest kehast, et seal aasaneid teha ja või askees või mõistus, ta on tegelikult, et mõistus rahulikuks saaks või mõistus sõbraks, et mõistus hakkas kõike teenima ja oma loomulikku seisundisse, spontaalsesse tingimusteta armastuse seisundisse läheks. Awareness, mindfulness, et kohal olek, eks ju, see ongi siis selle mõistuse funktsiooni nagu eelis inimestel. Inimene võib mõtiskleda ja siis vaadelda arukuse tasemel, et kuhu see mõistuse meid siis viib. Ma ei tea, kas see läbi kogemuse, eks, et jood korraks lõdvestab, järgmine päev halb olla, eks, 500 korda teed nii, mõtled, äkki prooviks mingeid muid variante, et see nagu korraks on hea, aga pärast on ai. Et see ongi siis sellise mõistuse funktsiooni nagu põhipoint ja inimestel on eelis siis küsida, what's the point, eks, mis selle asja point on, maanud ka veedades öeldakse meie esivanemad, eks ju, maanud, man, inimene, eks ju, inglise keeles. Maan, mind, eks ju, maanusse, maana, sanskriti keeles, et see kõik on tulnud sellest, eks ju. Et inimvorm on, tal on võimalus siis mitte ainult mõelda, arutleda, vaid ka kõrvalt näha ja aru saada sellest mõistuse funktsioonist ja saada tegelikult siis sellest samastamisest, raskest kehalisest ja mateeriaga samastamisest, kus on sünd, surm, vanadus ja haigused, siis sealt välja. Süsteem pole ikka hästi lihtne siis, eks ju. Et mõistus reageerib välismaailma erinevatele ilmingutele, läbi elusolendite, läbi kliima, eks ju, läbi kõik, eks ju, siis ta tekitab emotsioone, mõistus. Ja need emotsioonid materiaalses maailmas tavaliselt on siis hirm ja viha. Algus, kui sa ei saa midagi või sulle meeldi, siis sa lähed nagu vihaseks ja pärast kahetsed, mõtled, et see on midagi teha, lihtsalt tuli see viha energia, eks ju, reageerisin niimoodi, et eks ju, siis on hirm, kui sa saad aru, et sa midagi saa teha. Sa nagu kardad, eks ju. Siis sa püüad põgeneda ja vältida seda probleemi, eks ju. Või siis kolmas selle hirmu üks väljendus on see, et teed nagu mind ei oleks. Sa ei saa midagi teha, sul on viha ja hirm ja sa ei reageeri. Et kas tulgu maailma lõpp ja et mulle hästi on, et ma siin püüan oma seda, eks, hoida siin, et mind keegi märkaks, eks ju. Ja niimoodi ongi, sellepärast ongi, et kui sa kui mõistus on sõber, siis ta võib väga rahulik olla läbi arukuse ja läbi transcendentaalsete teadmiste, läbi heade eeskujude, läbi praktika iseloomu omadused parandavad. Ja mõistus saab sõbraks ja mõistus ongi hinge ja keha vahel ja see materiaalses maailmas saab eksisteerida täiesti normaalselt.
see postil on see mõistuse töö, eks ju, Mana Shakti, meie kehaliste ilmingute ja hingeilmingute vahel võib olla väga hea postil, on väga hea harmoniseerija, õieti reageerija, et jääd armastusse, tingimusteta armastusse, oskad jääda ja saavutad tegelikult sellise esimese astme, sellise rahu. Tuled rahul, oled kindel. Hirmu ei ole, viha ei ole, materiaalse maailma neid asju, eks ju. Ma mõtlen materiaalse maailma ilmingutest. Tegelikult emotsioonid on tegelikult sügavamad ja pikem teema, aga mõtlen see algne. See põhimõtteline hingeline seisund, et sa oled rahul ja õnnelik nagu ja oled kindel, et Jumal armastab sind ja kõik on hästi ja sul on kõik olemas, et olla õnnelik. Oskad neid vahendeid kasutada. Ja milleks siis peavahend on, jooga õpetab siis just mõistuse töö, Mana Shakti. Siit edasi siis Mana mõistuse seiklustest. Et mõistus siis reageerib maailmast, praatan siis tänu internetile ja SMS-idele, siin üks miljonär ka ütles, ta andis mobiili naise kättes, iga päev tuleb talle sadu message'id ja sõnumeid ja need ei ole kõik meeldivad. See ei ole muidugi lahendus, aga meie mõistus siis, kui ta kogeb, siis tänu selle internetile nüüd on nagu maailmas veel seda hirmufaktorid ja uudised ja nii edasi, siis mõistus on nagu rahutu, jah. Et tal on nii palju äkki siis see hirm, see sõda seal, eks ju, selline haigus siin, eks ju. No siis see inimene, sa vaatad neid, elad teiste inimeste elu, siis sa vaatad netis, eks ju, oi, seal juhtus nii, need emotsioonid, need filmid, ma ei tea, õudusfilmid, kõike nagu, ja sellises seisundis mõistus ei saa rahulik olla ja siis emotsionaalselt sa ei saa olla nagu õnnelik, see on nagu võimatu. Mõistus peab nagu maha rahunema. Ma ei oska öelda, võib tuua sellise materiaalse näite, et näiteks kui sa oled armunud, mis on võib-olla illusoorne, aga ka Jumal on nii loonud, et inimesed alguses, kui nad tuttavaks saad, on see armumise faas näiteks, siis sind niivõrd paljud asjad ei enam ei huvita või ei löö balansist välja, sest sul on see goal of life või elu eesmärk, see inimene, ainult saaks, eks selle inimesega, mis on ka selles mõttes illusoorne, tuleb argipäev peale ja Jumal on küll loonud, et me oleme sotsiaalsed, hing on sotsiaalne, see on kõik okei, aga mõtlen, kui sa ainult selle peale panustad, siis see teine on katki nagu meie enamus inimesed siin. Aga see põhimõte, eks ju, et siis hoopis see maailm, ülejäänud maailm, see on hea, halb, mis kõik, et elab nii ja järrita, sa oled ühele asjale keskendunud. Ja vaimsed teadmised nagu rahustavad ka sind maha, kõigepealt seletavad sulle ära, eks ju, mis on ajutine, mis on igavene väärtus, eks ju, materiaalne, vaimne, hing, ülihing, Jumal, eks ju, et seal need igaveste asjade peal nagu, siis mõistus nagu rahuneb maha, kuigi välised asjad ikka veel me ei ole, nii kaua kui me ei ole ennast teadustanud. Aga juba teoorias käib mingi maha rahunemine. Ja siis Mana Shakti, meie lõputu eepose, võib-olla siis viimane osa, kätkeb ennast seda, et ma rääkisin viimases, et meil on inimese mõistus on, arukus on võimalus, mitte ainult mõtiskleda asjad üle, vaid ka vaadelda kõrvalt. Arukust kasutada, eks ju, oma kogemuste ja eespool olevate tarkade inimeste, kellele me usaldus oleme võitnud siis nende nagu tarkusi ja siis kui sa vaatled, siis saad aru, et okei. Vedad toovad sellise näite, või ma ei tea, 3 algset värvi, kus kõik värvid alguse saavad. On ka siis 3 algset kuunat, nööri või looduse omadust, mille all me kõik oleme, mõned all rohkem, mõne vähem, eks ju, on teadmatus, kirg ja voorus. Pikad teemad, kuidas toit ja elustiil, kultuur, kõik selle 3 kuuna alla käib. Näiteks linnaelu on rajakuuna, eks. On kirg. Voorus on rohkem maaelu, eks, alalhoid. Tamakuuna on see, eks ju, tavaliselt ööelu ja selline inimene on. Või tamakuuna on, ütleme, et seal, rajakuunas on kirge, nad on segu, me oleme kõik need segu. See ei ole niimoodi puht. Mingi hetk sa tunned, oled tamakuuna, sa oled kõik pikad, see ei pese ennast, mõtled, ma ei viitsi midagi teha, viib sind täitsa ära, eks ju. Sellise depressioonilaines, siis kirg on umbes, et edasi või ma ei tea, mingi oled armunud või mingi selline tahad saada kuulsaks, tuntuks, et sind nimetletakse, siis selle nimel valmis veri ninast välja. Aga voorus on juba maha rahunenud, alalhoid, eks ju, juba mingi praktika, eks ju, vooruse kuuna. Teed, oled juba ja öeldakse alles vooruse kuunast, sa saad, et transcendentaalsed või vaimsed teadmised üldse seedida. Kui sa ikka sööd ja söök on tamakuuna, rajakuuna mõju all, siis kire ja teadmatuse mõju all, madalad asju sööd. Ja seal on, eks ju, iha, viha ja kõik need asjad sees. Vägivalda, himsat ei ole seal, siis pole mõtet loota ka, et hullult nupp hakkab nokkima või üldse huvi tekiks kõrgemate asjade vastu. Et need 3 kuunad siis tekitavad meil sellise meeleolu, et me saame aru, et okei,
tõesti, et mis seal salata, et vahest on selline tunne, vahest on parem tunne, vahest mõtled, pole viga, ma olen täitsa nagu jõudu on ja kõike, vahest mõtled, minge metsa, ma ei viitsi, lõpetage ära. Et miks need meeleolud kõiguvad, see pidi okei olema praktiseerivale inimesele, siis jõuamegi, et mõistusel on vaja saadhanat. Et jõuda siis selle inimese teadus pidi olema hästi nagu vooruse ja rohkem selle sattvakuuna mõju all, ütleme, see inimese normaalne hinge energia, hinge psüühiline energia on nagu sattvakuuna vooruses, ta on hästi kerge, kõdab kõigile head, tahab seda head jagada, eks ju, tunneb ennast hästi rahulikuna, see pidi olema nagu normaalne hinge seisund, siis hinge teaduse seisund. Seda saavutada, eks ju, see on nagu spordis, eks ju, et vaatad, kuidas Michael Jordan tuleb, lihtsalt lendab ja palli paneb pealt sisse, eks ju. Et tahaks ka nii, siis sa lähed ka sinna korvpalliplatsile, paned ka nagu siis NHL-i või mis on see, kui sa need profi, need NHL on vist hoki või NBA või siis ka riided selga tuled ka sinna, eks ju, Arne Lauri meeter 84,5. Tulen ka sinna, kõik vaatavad, riided on nagu õiged, kõik võtan ka palli, aga ei tule nii hästi välja, on vaja harjutada, siis tuleb treener, ütleb, et näed, et sul on vaja seda teha, eks ju. Toorest panna, eks ju, 20 aastat. Et võib-olla jõuad siis. Samamoodi selle vaimse eluga, et on vaja treeningut, regulaarsust, saadhana ongi see, et reguleeritud vaimne elu, vahest ei viitsi, tõusud, langused, aga sa pead praktiseerima midagi. Et niimoodi siis tõstad ennast siis sellest, kunagi tekib maitse, eks, aga niimoodi tõstad ennast tamakuunasest teadmatust, madalatest nendest depressiivsetest mustadest mingi pekki sellest meeleolust ja siis kirg, mulle minu, vaadake mind, sellest kõrgemale nagu voorusesse, eks ju. Eks ju, see praktika ja siis sealt voorusest edasi, et see on nagu selline pikk ja põhjalik protsess, nagu kõik teavad, kes eksamiteks valmistavad materiaalses maailmas, isegi midagi saavutavad, doktorikraadi tahad saada, ikkagi hakkab esimesest klassist pihta. Pead istuma, eks ju. Nii et tagumik on haige, eks ju, õppima, lugema ja praktiseerima ja vaimses elus on samamoodi. Et saada mõistus kontrolli alla, selleks on pikk, reguleeritud juhendajate all olev siis tee, igapäevased siis tegevused. Ja muud varianti ei olegi. Et ega muidu ei saa seda kontrolli alla, sest materiaalne maailm tal on nagu oma, need madalad nagu vibratsioonid, need ongi selleks loodud, mitte negatiivses mõttes, aga positiivses mõttes, et meid lõpuks viia sinna need. Et okei, et ma nüüd proovin siis. Proovin hakata praktiseerima midagi, proovin siis teha ka midagi nagu füüsiliselt ja siin argipäevas, mitte ainult filosofeerida. Filosofeerimine on ka okei, olgu sa vaatad mitu aastat uurid, aga siis on vaja nagu see argipäeva lüpsta, see targutamine.